Tere! Mina olen Jaan Aru. Ma olen Tartu Ülikooli kaasprofessor. Uurin seda, kuidas meie aju ja mõistus töötavad ja uurin ka tehisaru. Aga üks kõige tähtsamaid teemasid minu jaoks on see, et kuidas me saame noori aidata leida oma tee. Kuidas me saame noori aidata oma aju ja oma mõistust hästi kasutada. Ja sellest täna räägingi. Esimene kõige suurem probleem on see, et paljud noored, nad ei ole kunagi aru saanud, et nad tegelikult on andekad ja nad võivad oma elus palju saavutada. Ühesõnaga, kui noor inimene on seal 6. klassis või 9. klassis ja ta näeb, et tema ümber on teisi, kellel läheb paremini, kes saavad paremini asjadega hakkama. Ja võib-olla õpetaja ka veel jätab mulje, et no sa ei ole nii nutikas kui teised. See noorel inimesel on raske tegelikult aru saada, et see seal on vale mulje. Vaid talle võib tekkida arvamus, et ta ongi viletsam. Talle võib tekkida arvamus, et tema ei saagi hakkama. Ja siis on tal lihtne hakata ka tegelema muude asjadega, mis ei soodusta seda, et ta tegelikult koolis elus hästi hakkama saaks, eks. Nii et minu jaoks on väga tähtis, et iga laps, iga noor saaks aru, et ta on tegelikult võimeline palju suuremaks asjaks, palju rohkemaks. Ja me teame, et see niimoodi on, sellepärast et aju on plastiline. See tähendab, et aju on võimalik arendada, aju muutub, aju õpib. Seega see, mis on praegu, ei loe. Ei loe see, et praegu mulle tundub, et ma olen teistest viletsam. Ei loe see, et õpetaja arvab, et ma olen teistest viletsam. Loeb ainult see, et mida ma selle oma aju plastilisusega pihta hakkan, mida ma teen. Ja see tähtis sõnum, mida me tahame oma noortele edastada, ongi, et meie ajus on kogu see võimekus olemas, et teha ägedaid asju. Aga lihtsalt see võtab aega. See on protsess. Et jah, sa võid olla praegu viletsam kui teised, aga kui sa tahad teha midagi, siis on võimalik teistest mööda minna, teistest rohkem tööd teha ja nii edasi. Ja isegi kui me räägime muusikast või matemaatikast, kus mõned arvavad, et see on väga nagu kaasa antud oskus või omadus, siis tegelikult me teame, et inimesed, kes näevad rohkem vaeva, teevad rohkem tööd, nad võivad mööda minna nendest, kes lihtsalt on nii-öelda loomupäraselt andekad. Või teistmoodi vaadates, kõik lapsed on loomupäraselt andekad. Kõikide laste ajus on see aju supervõime olla plastiline. Meie peame lihtsalt koolis seda võimaldama. Peame aru saama, et lapsed on erinevad. Mõni on natuke parem alguses muusikas, matemaatikas, keeltes, aga kõikide ajus on see plastilisus olemas. Me peame õpetajana selle suhtumise võtma, koolijuhina seda soodustama, aga enne kõike peame lastele, noortele seda ütlema. Vaadake, te kõik olete andekad. Jah, jällegi, see ei tähenda, et kõik siis tegelikult ka matemaatikas saavad olla läbi viielised, eks? Ei, aga see tähendab, et igal lapsel on midagi, mille poole püüelda. Ja see, kui sa pole nii hea matemaatikas, aga sa oled hea käsitöös või spordis või muusikas või ettevõtluses, need on ka head asjad. Peame aru saama, et ajud on väga erinevad, aga neid kõiki on võimalik arendada. Nad kõik saavad paremini. Ja me tahame, et meie noored ja lapsed seda teaksid. Niisiis see on esimene ja kõige tähtsam asi. Kui nad on aru saanud, et kõik on arendatav ajus, siis muud asjad, mida ma ka täna räägin, on palju lihtsamad. Ja üks viis, kuidas sellest mõelda ja võib-olla see analoogia, mida ka noortele anda, on see, et kui me mõtleme ükskõik
mingisugusest nutikusest või andekusest, siis tegelikult see on nagu Lego kokkupanek, eks. Et sa selleks, et saada andekaks, et tulla uute ideede peale, teha midagi loovat, ükskõik, kas kunstis, spordis, ettevõtluses. Selleks on vaja tegelikult tööd teha, mis väljendub siis selles, et sa paned neid Lego tüüke kokku ja üritad ehitada. See Lego analoogia mõte on see, et ta automaatselt näitab meile, et see on protsess. Ei ole niimoodi, et lihtsalt üks on parem kui teine. See on protsess ja see võib olla vahel pikk protsess. Ja seda me tahame ka oma noortele öelda, et kui sind huvitab mingi asi, siis see, et sul esimesel korral välja ei tule, see ei ole mingi probleem. Vahel peabki proovima 10 korda, mitu kuud tööd tegema. Ja kui sa tahad muusikat teha, sul on see võimalus. Kui sa tahad ettevõtlusega tegeleda, sul on see võimalus. See, et praegu siin jällegi 7. või 10. või ükskõik kus klassis sulle tundub, et sa oled teistest viletsam, see ei ole tähtis. Tähtis on see, et kuidas sa edaspidi oma aju plastilisust ära kasutad. Teine asi, millest siis tasub rääkida, on see, et otse loomulikult paljudele noortele ei meeldi kool. Nad küsivad, miks see kool on nii raske, miks ma pean neid asju õppima. Aga kui me oleme selle esimese punkti neile ära selgitanud, me oleme öelnud, miks kool, me oleme öelnud, et aju saab arendada, siis on palju parem ka selgitada seda, mida see kool annab. Et kool on koht, kus see aju arendamine käib. Sellepärast, et kui lapsed jätta omapäi, nad ei käiks koolis, siis neil ei ole mingisugust põhjust, mingisugust sellist stiimulit, et ise niimoodi õppida. Ja mingid asju nad õpivad, aga kool on kõige parem viis, kuidas süstemaatiliselt laste nutikust, loovust, mõtlemist arendada. Ja mida võib siis öelda nendele noortele, on see, et kool on nagu aju treeninglaager. Jah, ta on pisut pikk treeninglaager, aga see mõte on sama, et jah, kui me oleme treeninglaagris ka, siis vahel küsime, miks ma pean seda tegema? Miks ma pean hommikul minema 6 kilomeetrit jooksma, aga see on treeninglaager, ma saan aru, et okei, see on selline asi, mis treeninglaagri juurde käib. Samamoodi koolis ma võin küsida, miks ma pean neid ülesandeid tegema? Aga see on midagi, mis käib koolis käimise juurde. See kool arendab meie mõtlemist, ta arendab seda, kuidas me asjadega hakkama saame. Ja nendele, kellele see kool tundub natuke vastumeelne, võib öelda, et see on nagu treeninglaager. Jah, võib tunduda, et ta on raske, aga ta peabki raske olema. Selleks, et oma ajust, andekust arendada, on vaja, et asjad oleks natuke rasked. Ma ei ütle, et ta peaks olema läbinisti raske. Ma ei ütle, et õpetajad peaksid õpilaste peale karjuma. Ma ei ütle, et peaks andma hästi palju kodutöid. Mida ma ütlen, on see, et kui õpilastele on selgitatud, et nad saavad oma aju arendada, et kool on aju arendamiseks, siis võib seal olla vahel natuke raskeid asju. See on normaalne, aga me tahame õpilastele selgitada, miks see nii on, miks need asjad on rasked. Ja otse loomulikult tahame neile selgitada ka, et kuidas paremini õppida. Me tahame neile öelda, et õppimise jaoks on väga tähtis aspekt tähelepanu. Kas te kõik teate, mis tähelepanu on? Tähelepanu on see, kui te näiteks praegu minu juttu siin jälgite, mõtlete kaasa, siis te pöörate selle tähelepanu, eks. Aga kui te tundsite juba, et siin mõte läks mujale, võib-olla vaatasite korraks oma telefoni, siis teie tähelepanu tegelikult kadus. Ja üks suur probleem õppimisega on see, et meil on nii-öelda tähelepanu illusioon. Meile tundub, et me ju kuuleme küll, mis see ajuteadlane seal räägib. Eks, et kui te vaatasite oma telefoni, siis te ei mõelnud nüüd, et ma nüüd vahepeal ei kuule, vaid ma vaatan oma telefoni, eks.
vaid te mõtlesite, et no ma kuulen niikuinii, mis ta räägib, et ma saan kaasa mõelda. Ja nüüd otse loomulikult teie puhul see ei ole nii hull, eks te olete täiskasvanud inimesed, teil võib-olla tõesti ei ole vaja kõike seda kuulata, mis ma räägin, aga kui õpilane on klassis ja õpetaja näiteks selgitab seda, mis tuleb kontrolltöös või eksamis küsimuseks ja õpilasel on see illusioon, mida tal on, et ma ju kuulen küll, mis õpetaja räägib ja tegelikult siis vaatab telefoni või mõtleb mingi telefonis oleva asja peale, siis tegelikult õppimist ei toimu. See on midagi, mida me oleme uurinud ja ka näidanud, et kui panna õpilased olukorda, kus neil tähelepanu on mujal ja siis tegelikult nad ei õpi. Ja selles katses, mis me tegime, siis sai niimoodi, et õpilased, kes siis, kui nad kuulasid ja tähelepanu pöörasid, vastasid peaaegu kõikidele asjadele õigesti, võisid siis teises tingimuses, kus nad olid telefonis ja samal ajal kuulasid, võisid vastata ainult mõnele õigesti. Seega me tegime läbi viielisest läbi kukkuja lihtsalt sellega, et me muutsime nende tähelepanu. Seega see on üks asi, mida õpilased peaksid teadma, et kui nad tahavad paremini hakkama saada, kui nad tahavad oma aju arendada, siis tegelikult sellele, mida nad õpivad, on vaja pöörata tähelepanu. Tähelepanu on nagu see liim, mis aitab siis neid legotükke kokku panna. Ja sama kehtib ka kodus, eks, et kui nad õpivad, siis mitte niimoodi, et sul on telekas lahti, sul on arvutis võib-olla mitu programmi lahti, vaid kui sa keskendud õppimisele, siis keskendu õppimisele. Ja see, kuidas mina seda õpilastele selgitan, ongi, et ma ütlen, et vaadake, te ise ei taha ju raisata 3-4 tundi õppimise peale, et olge tõhusamad, pange muud asjad kinni, pange telefon ära, pange telekas kinni ja siis keskenduge õppimisele. See on üks nipp, mida saab õppimise kohta jagada. Teine nipp on see, et tegelikult selline tõhus õppimine toimub mitte siis, kui ma loen asju, vaid siis, kui ma võib-olla teen endale märkmeid või veelgi parem, et ma vaatan neid kordamisküsimusi ja mitte ei mõtle, okei, ma oskan vastata, vaid tegelikult ma ka vastan. Võtan selle küsimuse ja ma tegelikult siis kirjutan talle vastuse välja ja vastuse ära, eks. Need on sellised nipid, mida saab õpilastele öelda ja mis tegelikult aitavad neil ka õppida. Aga just see põhiidee ongi, et nagu õpilased tihtipeale ei ole aru saanud, et tegelikult selleks, et hästi õppida, on tarvis keskenduda, et tähelepanu on oluline. Ja ega ka täiskasvanud seda tihtipeale ei tee, eks, et teame küll neid inimesi, kes ka tähtsatel koosolekutel võtavad oma arvuti välja ja eeldavad, et ma ju kuulen küll, ma ju tean küll, ma ju märkan küll. Aga nii see ei ole. Tegelikult, kui me tahame midagi jälgida, tahame kaasa mõelda, siis peame kuulama ja tähelepanelikult mõtlema. Nii et ma loodan, et tänasel üritusel te ka kõik seda toredasti teete. Ja siis tähelepanu on vajalik selleks, et kasutada seda oma aju supervõimet, mis on õppimine ja see, et meie aju on plastiline, eks. Nagu ma ütlesin, siis kõikide noorte ajud ja ka meie ajud on plastilised. Meie ajud, täiskasvanud ajud on lihtsalt vähem plastilised, eks. Aga me tahamegi öelda noortele, et su aju on äge, sul on see supervõime õppida kiiresti, aga tegelikult siis selleks, et seda teha, pead sa rakendama oma tähelepanu. Ainult siis toimub see õppimine tegelikult. Ja siin siis jõuamegi järgmise teemani, mis on see, et muidugi oleks tore, kui iga meie noor saaks oma aju kasutada, oleks tore, kui iga meie noor saaks
seda tähelepanu kasutada ja siis õppida ükskõik mida. Jällegi ma ei ütle nii, et kõik peavad koolis 5 olema. Ma ütlen, et on hea, kui igal õpilasel on oma asi, mida ta teeb, et ta mõtleb midagi, arendab, see võib olla käsitöö, sport, muusika, ükskõik, eks. Aga see probleem on järgnev. Probleem on selles, et meie ümber on nii-öelda tähelepanuröövlid, asjad, programmid, mis tõmbavad tähelepanu ära. Ja no eks te teate, millest ma räägin, on ju. Ma ei imesta, kui mõni teist on minu jutu ajal telefoni välja võtnud. Te olete ju täiskasvanud inimesed, kes on elus midagi saavutanud. Aga lapse või noore jaoks on see veel palju raskem. Noh, saate aru ka, et kui noor kuulaks minu loengut, tal oleks igavam ja selle võrra ta ka tõenäoliselt võtaks telefoni välja, eks. Ja siin tasubki aru saada sellest, et nagu ma ütlesin, et tähelepanu on väga oluline, et tegelikult õppida asjast aru saada. Ja siis meie tänapäeva maailma probleem on see, et noored võiksid seda teha. Neil on võimalus näiteks internetis õppida ja nii, aga nende kõrval on siis programmid, asjad, mis tahavad tähelepanu ära tõmmata, eks, et kui me räägime programmidest nagu Instagram, TikTok, YouTube, siis nende idee on see, et nende rahamudel on see, et nad võtavad seda noore tähelepanu endale, siis noor selle võrra ei pühendu nii palju oma asjale. Ja see on põhjus, miks mina olen selle teemaga tegelenud, et siis see tahab mind pahaseks. Et kujutame ette, et meil on siin Eestis noori, kes tahaksid teha kas ettevõtlust või ükskõik jällegi käsitööd, mõelda välja uut tüüpi šokolaadikomme. Neil on see eesmärk, nad tahavad teha, aga siis on ju telefonis on märguanned ja TikTokis on uued videod ja see noor siis läheb TikToki, ta istub seal võib-olla 3-4 tundi ja ta ei tee seda, mida ta oleks võinud teha, mida ta ise tahtis teha. Ja see ongi tähtis, eks, et tegelikult nagu need programmid, nad võtavad ära noorte inimeste, aga ka täiskasvanute autonoomsust. Ja võiks küsida siis, et miks, kuidas nad seda teevad. Ja peamine põhjus on see, et meie aju tahab kogu aeg midagi uudset, ta tahab midagi ägedat, eks. See on see põhjus, miks me korraldame selliseid toredaid üritusi, aga see on ka põhjus, miks sellise ürituse ajal siis mõte vahel läheb mujale. Et ikkagi, kui te juba siin 20 minutit mind kuulate, siis asi on natukene igavam, eks. Ja see, et me tahame uudsust, see on hea, sest ta viib heade asjadeni. Aga nüüd probleem ongi, et kui meil on siis sellised masinad, mille pealt on võimalik seda uudsust niimoodi väga kiiresti saada, lihtsalt rullid pöidlaga ja uudsus kogu aeg tuleb, siis see tähendab, et tegelikult meil on raskem nii-öelda normaalsetest, tavalistest asjadest seda mõnu ja uudsust leida. Sest et näiteks kui võtame TikToki, seal iga video on uudne, eks. Ma ei tea, kui paljud teist on vaadanud ja mul endal ka ei ole, aga ma siiski olen kursis. On see, et seal on kuni 30-sekundilised videod, eks. Ja siis, kui sa pöidlaga liigutad, siis tuleb järgmine video ja mitte samasugune, vaid teistsugune. Ja ta on optimeeritud selleks, et ajul oleks see mõnu sellest, et kui uus ja äge ja lahe see kõik on. Ja teil on ka kogemust, kui te olete noortega kokku puutunud, et tõesti noored võivad seal olla 3-4 tundi. Noh, mulle, kui ma koolides käin, on öeldud, et mõni on 6-7 tundi lihtsalt TikTokis, eks. Ja see probleem, mis minul ajuteadlasena ongi, et see noorel on äge aju. Jah, võib-olla tal ei ole need hinded nii hästi, võib-olla ta ei ole veel aru saanud, et ta võiks midagi ägedat teha, aga ta võiks. Ja eriti kui selgitada talle seda, mis ma alguses ütlesin, eks, et kui ta oma aju arendab ja tegeleb millegagi, mingi oma teemaga, siis ta võib saada selles oma linna parimaks, Eesti parimaks, miks mitte maailma parimaks, kõik uksed on avatud. Aga see ei ole nii, et ta saab minna, vaid tal on siis need asjad, mis üritavad tema tähelepanu ära tõmmata, eks. Ja kuna see TikTok näiteks on nii võimsalt tehtud, on ju, et seal kogu aeg midagi lahedat, see on aju jaoks mõnus,
siis on noorel väga lihtne sinna lõksu jääda ja kui ta ongi siis 12-13 ja jääb sinna TikToki lõksu, tal on väga raske sealt välja tulla, eks. Tal on väga raske siis tegelikult oma seda aju potentsiaali ära kasutada. Ja see on minu jaoks väga suur probleem. See, et Eesti lapsed ei saa oma aju potentsiaali ära kasutada, see on minu jaoks suur murekoht. Ja see on see, mida me tahame siis ka lastele ja noortele selgitada. Sest lapsed ja noored, nad ei saa tihti aru, miks TikTok on halb. Kui õpetaja ütleb, miks TikTok on halb, siis nad ei saa aru sellest, eks. Aga me tahamegi öelda, et näiteks küsida, et miks TikTok on tasuta või YouTube? Kas seda on heategevusorganisatsioon? Ei ole, eks. Nad on tasuta sellepärast, et ehkki nad ei võta meie raha, nad võtavad meie tähelepanu. Nad võtavad meie aega. See on see ressurss, mida nad saavad ja selle ressursi pealt nemad siis saavad rikkamaks. Aga meie, Eesti noored näiteks, ei saa sellest midagi. Jah, sa saad sellise lühiaegse mõnu, aga pikas perspektiivis, kui sa kogu aeg oled selle lühiaegse mõnu ja uudsuse vangis, sa ei suuda teha neid asju, mida sa võiks teha. Ja nagu märkate, terve selle mu jutu mõte on olnud see, et Eesti noor, ta võiks teha asju, tema aju on võimas, tal on see supervõime, millega midagi korda saata. Aga kui nüüd siis see ressurss ära võtta, ta ei saa enam tähelepanu pöörata, tal ei ole aega lihtsalt, siis ta ei saa neid asju saavutada, eks. Ja siin on ka tähtis jällegi see Lego analoogia, eks, et kui meie saavutused, meie andekus, loovus on Lego ehitamise protsess, eks, siis otse loomulikult sa ehitad seda paremat Lego, mida rohkem sul aega on selle asjaga tegeleda ja mida rohkem sa suudad sellele tähelepanu pöörata. Aga kui nüüd tegelikult siis need programmid tõmbavad sul tähelepanu ja aja ära, siis sa ei saa seda teha, mida sa võiksid teha. Ja see on see, mida me tahame noortele öelda, et nad saaksid aru, et need programmid on loodud nii, et nad tõmbaksid võimalikult palju meie tähelepanu ära, et nad võtaksid võimalikult palju meie aega ära. Ja et see on meie ajule halb, sest meie ise, need noored ise ei saavuta siis seda, mida nad võiksid saavutada. Ja siin on väga suur probleem. See on väga suur probleem, sest kui noor on jäänud siin lõksu, tal on väga raske sealt üksi välja saada. Kujutage ette, et mõni teist on sõltuvuses olnud, mõni teist on võib-olla tuttav, kes on sõltuvuses olnud. Te teate, kui raske suurel inimesel on sõltuvusest välja tulla. Kuidas noor inimene peaks siis tulema? Kuidas noor inimene peaks aru saama, et tal on tähtis näiteks selleks eksamiks õppida, selle asemel, et 6 tundi TikTokis olla. Kui tema aju on mõjutatud nii, et ta tahab see TikToki vaadata. Seega siin need paar rusikareeglit, mida mina alati annan, on see, et esiteks me peame lapsevanemaid teavitama, et mida hiljem nad nutiseadmed annavad, seda parem. Vahel on selline vale arusaam, et mida varem ma annan, seda parem, et siis ta õpib neid asju kasutama. Ei õpi. Mõelge selle peale, kui keegi teile väidab, näiteks meil lapsevanem, mõelge selle peale, et me ei ütle ka nii, et me tahaksime, et lapsed hästi autoga sõidaksid, järelikult anname oma 8-aastasele autovõtmed. Ei, me saame aru, et enne on vaja teatud asju õppida, et inimene peab olema teatud vanuses, enne kui ta saab hakata autoga sõitma, eks. Ja sama ka nutiseadmetega. Mitte mingit mõtet ei ole alla kooliealistele nutiseadmed. Ta ei saa mitte midagi, ta ei õpi tegelikult mitte midagi väärtuslikku. Ja ka koolis tegelikult me tahaksime võib-olla, et juba esimestes klassides tõesti õpetatakse, et see nutiseade on töövahend, et ta võib kasutada, aga et tal on ka ohud. Et ongi programmid, mis lihtsalt tõmbavad meie tähelepanu ära. Me tahame, et noored seda teaksid. Ja need noored, kes juba on seal mures sees, neile me tahame selgitada, osati võib-olla kasutada neid argumente, mida mina täna siin teiega jagasin. Ja siis
aru saada sellest, et üksikul noorel inimesel on väga raske sellega võidelda. Seega me tahame, et tegelikult tekiksid kommuunid või lihtsalt sõprade grupid, kes saavad aru, et on väärtuslik oma aju hoida, oma aju arendada ja tegelikult vahepeal nutisead ära panna. Seega, mida mina olen soovitanud noortele on see, et mõelge selle, et teie aju on äge. Ja näiteks leppige oma sõpradega kokku, et näiteks, ma ei tea, 6 ja 8 vahel õhtul keegi ei ole eriti nutiseadmes. Teete muid asju, sporti, tegelete muusikaga, tegelete oma hobidega. Et siis on palju lihtsam nagu teha seda nutiseadme pausi ja tegeleda oma asjadega. Ja ma ei ütle, et üldse ei tohiks nutiseadmes olla, üldse ei tohiks TikTokis olla, mis ta ütlen, et me tahame, et meie kontrolliksime seda. Et noor inimene ise kontrolliks, mitte et see TikTok kontrolliks teda. Sest me tahame, et see noor inimene suudaks kasutada oma aju potentsiaali. See on tähtis. Meil Eestis on vähe inimesi, meil on vähe noori, me peame iga noort inimest hoidma ja talle andma selle oskuse ja teadmise, et kuidas siis oma aju targasti kasutada. Ja nagu ma täna rääkinud olen, me tahan, et kõik noored inimesed, nad saaksid aru, et nende aju on võimalik arendada. Et nad saaksid aru, et kool on nagu aju treeninglaager ja vahel tüütu, aga temast on kasu. Ma tahan, et noored saaksid aru, et selleks, et õppida kodus ja koolis, on neil tähtis pöörata tähelepanu selle materjalile. Ja lõpuks, et nad saaksid aru, et nende aju on väärtuslik ja et nad peavad seda hoidma ja et siis on mitmeid programmid, näiteks nutiseadmetes, mis üritavad meie tähelepanu röövida. Ja kui me need teadmised saame noortele antud, siis ma usun, et meie Eesti ühiskonna ja ka riigi tulevik on parem. Ma loodan, et teie kõik ka õppisite midagi täna ja saite siit mõned mõtted, mõned nii-öelda legotükid, mida oma ehitistes siis kasutada. Ma arvan, et kes ei jaksanud seda kõike kuulata ja kaasa mõelda, siis see lühisõnum on, et me tahaksime ajusid arendada, mitte aheldada. Me tahame aru saada, et tänapäeva infotehnoloogia pakub palju võimalusi, mida noored saavad kasutada ja peavad kasutama, aga et seal on ka omad ohud. Ja et meie roll, ühiskonna roll, kooli roll on aidata noori nii, et nad kasutaksid neid võimalusi, aga ei jääks nende probleemide lõksu. Aitäh! Kõike head!